Tere hommikut, lugupeetud direktor ja vallavanem ja emeriitrektor. Kõigepealt suur tänu, ja Termi inimesed, suur tänu, et selline üritus on olemas ja et Tehnikakõrgkoolil on juba Fermiga pikemaajaline suhe, sellest on ainult suur rõõm. Mõlemad pooled on ju väga aktiivsed ja kõik see, kes need on kohale tulnud, meil tasub ainult olla tähelepanelik ja esitada küsimusi. Aga minu loeng on nii nagu kirjas, sissejuhatus, see tähendab umbes niisugune nagu soojendusbänd, et tegelikud asjad hakkavad kõik peale minu seda juttu, aga ma püüan nagu midagi nagu sellist üldist tausta nagu luua energeetikale, et siis me saame juba konkreetselt tudengid ja gümnasistid saavad juba siis seda tegelikku teadmist, aga enne kui see tegelik teadmine on võib-olla, et oleks vaja mõned niisugused asjad üle käia. Nimi ja koht ja sügisseminar on küll väga tore, aga meil talv on väljas. Suusatamas olete käinud juba või? Ei ole? No siis teeme kiirelt täna, äkki saate veel. Nii. Mõtlesin sellist asja nagu rääkida, et kui te mitte midagi ei ütle, siis ma lähen selle teemaga siit edasi, kui te midagi ütlete, siis muudame. Ei muuda, paneme edasi siis. Et panin siia ka niimoodi, et edevusest panin siia mõned asjad, aga võib-olla gümnasistidele rohkem on see jutt, et õppida on väga vaja, väga tore, väga põnev, aga peab olema laiem silmaring, võtke osa igasugustest üritustest, ringidest, huvikoolidest, kõik, mis on vähegi võimalik. Ja ei ole päris tavaline, et sellisel üsna kontsentreeritud üritusel on vallavanem kohal, aga mis see nagu tähendab? Tähendab seda, et ega ilma kohaliku võimuta ei tee ka kohalikud ei ettevõtjad ega ka kool väga palju ära ei tee, et kasutage ka seda võimalust ära. Võib-olla küsige ka Erki käest, kuidas tal nagu läheb, eks. Nii. Aga nüüd me läheme edasi. Aga mul on ka selline vanadusest tulenev iseärasus, et ma iga loengul tahaks võtta 10 minutit selleks, et rääkida inseneeriast. Eks ta nüüd kõikide tehnikavaldkondadega loomulikult on üksüheselt seotud, aga võib-olla niimoodi, et Mihkel ütleb, et seda ei olnud nagu plaanis. Seda sai käskinud rääkida, aga ma siiski nagu räägiks selle inseneeria juttu ära, et eks see loosung, et tehnoloogiad muudavad maailma, võtke seda loosungit kuidas iganes, aga mõelge selle üle, et eks tegelikult ju nii ikkagi on. Kes see inimene on, kes seda tehnoloogiat arendab, toimetab, kasutab, subjekt, need olete kõik teie ja meie ka, eks ole. Minul on küll parim enne möödas, aga siin enamusel on nagu veel sellest, on sinna maale veel juppmaad minna. Et inseneeria ei ole mitte kuidagi reglementeeritud, et seal ei ole mingit loomingut, seal on kõik nagu ette antud. Vastupidi, need inimesed, kes arvavad, et inseneeria on, kuidas öelda, reglementeeritud, loomingut ei ole, lõpetage kohe see inseneeria mõte siis ära. Ärge sinna valdkonda tulge, sest selliseid insenere meil vaja ei ole, kes paberi pealt midagi jälgivad. On vaja neid inimesi, kes näevad maailma laiemalt ja selle üle siis nagu mõtlevad. Et see viimane ütleb niimoodi, et õppida võib küll, veel tobedam on, kui keegi ütleb, et ma õpetan sind inseneriks, eks ole, kuigi ma ei ole niisugust inimest veel näinud, kes nii ütleb. Aga seda öeldakse küll, et ma õpin inseneriks, et jaa, see on üks pisikene sammukene sellel elukaarel või õpirajal, ükskõik kuidas seda siis nimetada. Ja need märksõnad, mis seal on, et kujundada, motiveerida, seal ei ole ühtegi sõna, et teab ja oskab. See, mida te kuskil, ükskõik kus kohas, ka tänasel päeval midagi saate, eks ole, saate midagi teada, mitte minu loengust, vaid järgmistest.
Aadu on, kes tegelikult teab ja räägib, mina niisama arvan, et ma midagi tean. Aga alati peaks mõtlema nagu selle üle, et kuidas see väikene teadmiste iva nagu seostub, eks ole, kogu sellesse minu mõttemaailma, et see tähendab seda, et õppida pole võimalik, aga mõtestada, aru saada ja tajuda on hädavajalik. Nii, siin on see loomingu värk, et loomulikult on ta looming ja nüüd see haridus jälle, ütleme noortele, et meil on haridus defineeritud küll võib väga selgelt, et mis see haridus on, haridustasemed ja kõik edasi, aga mõelge nagu selle kandi pealt, et eks see olegi niimoodi, võib-olla liiga pateetiline seal niimoodi, tead, aga eks ta tegelikult selline avastuste ringi olegi. Et põnev ja võib-olla elada on põnev ja võib-olla teada saada, kuidas värgid, kuidas ümbruskond toimib, on võib-olla veel põnevam. Ja siit siis nagu edasi, et eks siis niimoodi ongi, et seesama ring, et monitoorige endid, mõelge, mis on võimalik, mis ei ole, looge eeldused ja püüdke siis neid tegevusi, mida eeldused võimaldavad teid täita, püüdke neid tegevusi täita, loomulikult ise uuesti analüüsides, mis läks valesti, mis läks hästi, ja tagasiside ja korrigeerimine, et see on eeldatavasti tudengid teavad sellest hoopis keerulisema teooriaga ja paremini kui mina, aga ennast tuleb ka kiita, aga nii palju täpselt, et keegi aru ei saa, et sa ennast kiidad, eks ole. Et jääb selline mulje, et oledki ikka päris kõva tegija. Nii, ja viimane pilt on siis sellest, et kes see insener on, et palju käib sellist juttu, et tehnilises valdkonnas töötav inimene ja mingeid otsuseid vastu võttev ja kõik edasi, et me Inseneriliidus oleme teinud küll väga selge soti, et need, kes on lõpetanud kus iganes ülikoolis, rakenduskõrgkoolis, mingi tehnilise kõrghariduse õppekava ei ole insenerid. Need omavad seda eeldust, et inseneriks saada. Ja kui siit nagu minna edasi, et see... No nüüd kadus ära, aga pole hullu. Teadmised on need, mida te ise saate, äkki ka peate omandama. Keegi ei anna teile teadmisi. Ise peate omandama. Ja ka tänasest, eks ole, et kui on huvi, siis te kuulete, midagi jätate meelde, aga keegi ei saa nüüd öelda, et õppija ja teadmisi. Ise omandate teadmisi, omandatud teadmiste baasil on võimalik teil saada haritlaseks. Mis haritlane tähendab, teate kindlasti ise. Järgmine on oskused. Oskusi ei saa anda mitte ükski kool, ükskõik kus maal ja mis ta nimetas, oskusi tuleb ise omandada. Oskusi ei saa vahetada. Mina ei saa teile anda oskusi ega teie mulle, eks ole. Ma pean ise neid omandama ja kolmas on siis see, et igal inseneril peab olema vastutus oma ja oma meeskonna või naiskonna või tiimi eest ja sellest vastutusest juba kasvab siis välja selline inseneri eetika. Meil on isegi selline paber olemas, mis on inseneri eetika ja kõik need 3 asja siis kokku panna, võttes juurde nüüd kvalifikatsiooni, mida teil on vaja omandada kogu elu, surmani, võin kaasa, eks ole, palju õnne. Surmani on vaja seda omandada ja siis, kui selle valdkonna kõige kõvemad tegijad tunnistavad, et teil on olemas oskused, teadmised ja kogemused ja vastutus, siis te saate kutseliseks inseneriks, see on siis 6., 7., 8. tase. Ja me loeme siis tegelikult neid insenerina, loeme neid, kellel on siis omandatud inseneri kutse, mitte ainult inseneri kõrgharidus, see on üks samm sellel teel. Nii, oli selge. Siin on üks lihtsalt, kes tahab, tehke pilti või kuskil läheb üles, et mõelge, see on üks päris huvitav süke teooria, et kuidas nagu noor inimene endast ennast paigutub, ennast monitoorib ja kuhu ta siis välja nagu jõuab, üks selline Jaapani teooria,
Aga lähme nüüd siis nagu natuke päevateema poole. Räägime natukesest energeetikast, et oleme Euroopa Liidus, oleme õnnelikud või igaüks ise nagu ennast, kuidas öelda, paigutab õnnelikud või vähem õnnelikud, aga oleme Euroopa Liidus, see tähendab seda, et meil on üks majanduspiirkond, ühesugused reeglid ja me peame neid reegleid täitma, nii nagu teie siin instituudis või kus iganes gümnaasiumis on oma sisekorra eeskirjad, neid peate täitma. Saapeid peate vahetama, ei pea, ma ei tea, ju ei pea, eks ole. Kui vahetusjalatsid ja nõuta vist koolis. Järgmine on siis see, et kõik need regulatsioonid, mis Euroopas vastu võetud või Euroopa Liidus vastu võetud on, need käivad loomulikult ka Eesti kohta. Nüüd järgmine küsimus on see, et eks me oleme nende regulatsioonide vastuvõtmise juures ka olemas. Palju nüüd me suudame nagu seal nagu kaasa rääkida, jälle ütlevad need, kes seal tegelikult iga kord käivad. Minu käigud olid 96 kuni 2006-2007, 10 aastat, siis kui hakkas Euroopa Liidu sõelumine või skriinimine, seal olid siis erinevad töörühmad ja üks oli siis see energeetika töörühm. Ja tollel ajal oli meie ülesanne see, et me rääksime, kuidas meie elame, mis on meie seadused, meist targemad, kes meid vastu võtsid, olid siis need, kes meid õpetasid ja ütlesid, et kuidas me tegelikult peame elama. Ja eks me oleme neid seadusi siis ka niimoodi sõlda sättinud. Nii, aga nüüd, kui ühtegi mingisugust, kuidas öelda, oma mingit strateegiat, räägime nüüd energiastrateegiat kavandada, siis alati on taust, on see kõige tähtsam on see taust, mis on meie ümber. Ja jälle, kui mina kirjutasin siia mõned märksõnad, aga kui te nüüd ise nagu mõtlete ja te niikuinii telekatega ei vaata ja raadiot ei kuula, aga kuskilt ikka midagi, mingisugune info on olemas, et ega see keskkond, kus me elame, ma ei mõtle seda, et kuidas meil õhk puhas on või vesi puhas on, mõtlen üleüldse seda ümbrust, et ega ta on ikkagi päris abras on see niisugune, kuidas öelda, ümbritseb keskkond. Seda me peame kindlasti arvestama. Ja vastavalt sellele, mitte ainult arvestama, vaid vastavalt sellele ka oma tegevusi ümber kujundama või lihtsalt kujundama. Selle pildi panin ma lihtsalt sellepärast siia, et me oleme läinud nagu selle keskkonnajutuga minu arvates 3. klassi lapse tasemele. Ja mis see tähendab, et me oleme nüüd arvanud seda, et esimene on CO2 on see, mis muudab maailma. Küll igasuguseid temperatuure ja kõiki on CO2. Kui te nüüd siia selle, ma ei tea, ämblikuvõrgu peale vaatate, eks ole, et siis te näete, et looduskeskkonda mõjutavad väga palju tegurid. Miks ma ütlen, et me oleme läinud 3. klassi tasemele? Me ei oska nendest aru saada, rääkimata veel seda, et neid lahti mõtestada ja kuidagi seal kaasa mängida. Meil on, kes seda keemiat õpib, väga hästi teab, eks ole, palju seal ühes või teises kütuses süsinik on, eks ole, paned põlema nii palju lendu, kuidas seda lendamist vähendada, lõpetada üleüldse, põletamine ära, asi kaar, midagi ei lendu, eks ole, kõik väga tore. Et mõelge nagu natuke laiemalt, et me võime ka, CO2 muidugi me ära kaotada ei saa, me sureme ära, aga ütleme niimoodi, et me võime ka pingutada veri ninast väljas, aga ega kliima selle tagajärjel ei muutu. Ma ei hakka seda ütlema, et kes on suurem mõjutaja, inimene või kogu niisugune planeetide süsteem, seda kliimat, seda mõelge ise, aga tore alati on ju mõelda seda, et meie teeme. Minu ajal me pöörasime Siberi jõgesid teistpidi. Jube raske tegevus oli, aga me pöörasime, aga pööratud ei saanud, aga pööramine käis päris pikalt. Nii, nüüd paar pilti lihtsalt sellest, et me räägime siin nüüd niimoodi, et lõpetame fossiilkütused ja nii edasi, siin on siis selle International Energy Agency, kuidas öelda, prognoosid, kavad, näete siin, et
süsi läheb alla ja gaas ja muud jäävad ikkagi enam-vähem niimoodi horisontaali peale. Ja kaugelt kui ei näe, et see lõpeb 2050, eks ole, et me räägime ju sellest perspektiivist 2050. Et ei ikka ei ole nii, et maailmas lõpeb. Järgmine on see, et kui mina koolis käisin ja polütehnikumis, siis oli meil üks jube tähtis asi oli ROI. See tähendas seda, et kui palju meil on mingit energialiiki vaja kulutada millegi energialiigi kättesaamiseks, tema kasutuskõlblikuks tegemiseks. Ja siis öeldi seda, et kõik need energialiigid, mille ROI on väiksem kui 1/30. See tähendab seda, et 1 ühikut paned energiat sisse ja 30 saad vastu, et nendega ei ole mõtet tegeleda. Mõtet on tegeleda, millel on siis rohkem, üle 30 saad vastu. Siin te näete, eks ole, et me praegu tegeleme nende energialiikidega, kus 30-st jääb üsna palju puudu, eks ole. Aga maailm muutub ja võib-olla ka mõned arusaamad muutuvad. Mina arvan, et jälle, et selle rohepööre nagu üldse ei sobi, me ei pööra mitte midagi, aga ütleme niimoodi, et võib-olla me arvame, et pöörame. Et üleüldse nagu mingisugust stiili teha alati peaks ju olema, teeme strateegiat, mingist otsused peaks ju olema 2 asja nagu või 2,5 asja nagu klaar. Esimene on see, et kõigepealt monitoorin, kus me oleme, kus see punkt A on, kus me liikuma hakkame. Järgmine on siis see, et punkt B, kuhu me tahame nagu jõuda. Ja siis tulevad need teised, eks ole, eesmärgid paned siis paika. Järgmine on siis see, et kuidas see eesmärkidele liikumise tee saab siis olema. Ja et mingi protsess käivituks, selleks peavad olema eeldused. Ega protsessid on ise juhtivad, aga eeldusi on vaja. Ja need eeldused, kindlasti on siin veel neid, aga võib-olla niisugused põhilised on vast siin paigas, eks on. Nüüd vaadata nagu natuke sügavamalt, et kuidas siis nagu see mõjutab nüüd see süsinikuneutraalsuse liikumise tee, kuidas ta meid siis mõjutab. Et tehnoloogiast rääkisime, mineraalid, nendest ei hakka nagu rääkima, et kõik need, mis inverter põhimõtetel või inverter energeetikas vaja lähevad, need on kuskil üle küla võttes 80% Hiina Rahvavabariigi kontrolli all, nii et õppige hiina keelt, läheb maja. Järgmine on, ja kus me neid siis, eks ole, asendame, praegult materjaliteadus muutub kogu aeg nagu kuidas öelda, vunki juurde, et võib-olla mõnda vääris või muldmetalli on võimalik millegagi asendada, mingid pinnakatted. Salvestusvõimekus on jälle teile kõik nagu teada, et ega siis see, et me paneme akud ja akudega salvestame elektrit. Eks te proovige oma autoakut, jätke 2 tundi põlema, aku on nagu ära kustunud, enam käima ei lähe, et täpselt elektrisüsteemis sama, et 2 tunniste tuuleaugud on märksa suuremad kui 2 tundi. Täna on ka päris tuulevaitne, nii et ega väga palju, ükskõik kui palju me tuulikud üles paneme, aga sellest vahet ei ole, paneme 10 tükki või 10 megavatti või 110 megavatti, kui tuult ei ole, siis seisavad rõõmsalt ju kõik, eks on. Ja mingi peab ju olema asendav. Naftakeemia, et see on ju ka, kuidas öelda, me peaksime kaotama ära kõik kemikaalid, kõik väetised. Aga suid, sööjaid tuleb ju juurde, kuidas me toidame, eks ole, et see maakera koor on ju ikkagi päris haprakene, et kuidas sealt nagu edasi minna. Nõudlused ja kõik need muud asjad, eks on. Mis veel, et paar asja, mis käis hästi kiiresti läbi, et vähem räägin, aeg jookseb, et need on siis nüüd, midest jälle hästi palju on nagu märksõnu, et see eesmärk 2055 ja Repower ja kõik, et need on nüüd sellised Euroopa Liidu regulatsioonid, mis tegelikult päris palju panevad meile majandusele ja elule piirangud. Ja nüüd öelda seda, et need soodustavad majanduse arengut, ma ei tea, äri ja majanduse mehed ise nagu arvake, et see nagu on see nagu
on see nagu reaalne või on see nagu võimalik. Palju on kindlasti jälle olete kuulnud nende süsinikuühikutega kauplemise süsteemist. See süsteem on ammu toimib. See pilt on lihtsalt, et millal ta hakkas ja kuidas ta siis on nagu toiminud. Aga nüüd järgmine on siis see nõndanimetatud ETS2, see on siis selle süsiniku kauplemise süsteem ja tema laienemine nüüd siis transpordile ja kuidas öelda, kodumajapidamisele või ütleme kütmisele, majade kütmisele. Et mis see nagu tähendab loomulikult seda, et väga hästi vastas ühe ettevõtte juht, kes teeb biokütuse katlaid ja ütles, et võõras mure, tarbija maksab. Mis küsimus on, millega ta kütab siis, eks ole? Minu mõte oli see, et nüüd teed usinasti katlaid, aga kui puit läheb, CO2 emissioon on suurem, kui on põlevkivil. Et kui Euroopa Liit selle poliitilise niisuguse kokkuleppe nagu tühistab, et me loeme nulliks, ta ütles, et teedku mis tahvad, eks ole, et ega midagi sa kütad ikka edasi, eks ole, ja maksad lihtsalt rohkem, et ei ole nagu ei ole probleemi. Aga nüüd ma kuulsin niimoodi, et ETS2 ikkagi 2026 ei rakendu, et 2027, et see on niimoodi, ütleme nii, et abiks ikka, muud ei oska öelda midagi selle kohta. See on pilt, mida eeldatavasti on paljud ja enamus kõik näinud, et kuidas Euroopa Liit kavatseb, eks ole, siis seda elektri, läheme natuks aja pärast elekter üle, et seda elektri tarbimist nagu katta. Mis siin nagu näha on, et ütleme, nägid, tuli, et need kaks osa siin, eks ole, need on siis kivisüsi ja see ligniit, nende osad kuidagi on ikkagi kuskil, nad siit hakkab nagu kokku minema, et mis siis suureneb päike ja tuul, eks ole, on need, mis siis suurenevad. Ütleme nii, et kui graafikud joonistada, siis kui joonistada esimene ülesanne on ju see, et asi peab klappima, ega muidu ei ole mõtet graafikut ju teha, kui sa näed, et puudu jääb. Siin on üleval on ka need jooned, mis tarbimist näitavad. Nii, nüüd lähme Eesti juurde, aitab taustast, et mis siis nagu Eestis on? Eestis on kõige suurem või kõige tähtsam dokument täna on energiamajanduse arengukava, mis peaks tegelikult olema strateegia. Me räägime 10 aastast, aga võib-olla mitte ainult 2035, vaid isegi võib-olla kaugemale. Enne ütlesin, et punkt A on vaja teada, kus me oleme, nüüd see punkt A on nagu selle peal siin, et kus me täna siis nagu oleme. Kui targad me oleme siis nagu olnud, et visake nagu pilt peale, et meil on päris huvitav niisugune turusituatsioon, et toodame siis, kui turul on ületootmine ja hind on siis muidugi loomulikult vastav sellele, eks ole, ja kui toota millestki ei ole, tuud päikest ei ole, siis hind on nagu teine, et seal hinnanumbrid on olemas, et mina ütleks nagu nii, et majanduse kandi pealt vaadatuna, et see pole kuidagi majanduslikult põhjendatud turg, aga investeeringut ta ju nõuab, eks ole, et oleks niimoodi, et püüad lihtsalt tuule kinni ja müüd maha, eks ole, et võib-olla siis võiks sellega nagu edasi toimetada. Ja siin veel siis öelda, et punane, mis see 6 on, seda võib-olla ei teagi me, et tegelikult me oleme naftariik ja ilma naljata, et see on põlevkiviõli. Ja see on nüüd päris siukene, et me võiks nagu OPEC-i liikmelisust taodelda. Ega neid riike maailmas on ju juba vähe, eks ole, kes tegelikult oma bilansi, kuidas öelda, täis teevad ja üle. Selles mõttes ei ole meil midagi häbeneda, aga kuidas öelda, me muidugi praegu töötame usinasti selles suunas, et lõpetada ära see põlevkiviõli tootmine, et meil ei meeldi ilmselt esimese 5 hulgas olla. Aga ju siis on meil muud rikkused olemas. Siin on siis pilt lihtsalt statistikast, et midagi nagu ettekujutus saada, et kus me siis nagu tegelikult oleme. Et siin on, mis ta on siis 6 aastat, eks ole,
eilse õhtu seisuga on see tabel olemas, näete seal tarbimist, näete tootmist, seda vahet, näete, kui palju on tuulega toodetud, näete, kui palju on päikesega toodetud gigavatt-tunde, aga võib-olla tähtsam on ikkagi siis see, et kui palju see protsent on. See on siis, eks ole, sellest tarbimisest, kõik me rehkendame tarbimisest, 15% on tuulega tootmine, tarbimist katab ja päikesega siis 19%. See on nüüd siis seisuga 20. detsember, eks ole, noh, teised aastad on nagu siin, eks. Ja järgmine on see K-koefitsient tähendab siis seda, et kui palju on võimsuse kasutustegu. Kui meil on 100 ühikut üleval, eks ole, kui palju siis aasta keskmine. Täna ma arvan, et meie tuulikud töötavad, mingisugune, meil on 100 pluss megavatti tuulikud üleval, võib-olla täna on 50 on tegelik võimsus, eks ole, aga see on nüüd võetud aasta keskmine. Et siit tuleb siis jälle välja see, et kuskil veerand tuuliku võimsusest on aasta keskmiselt kasutatud, päikesel loomulikult, vabandust, päikesel loomulikult vähem. Et me peame nagu sellega arvestama, et kui palju ta tegelikult selle investeeringu tagasi töötamise, kuidas öelda, palju ta sellega siis tegelikult töötab oma investeeringut või toodab oma investeeringut tagasi. Kui me teeme gaasijaama või sööjaama või puidujaama, eks ole, et see tähendab seda, et töötab täpselt nii palju, kui meil vaja on, eks ole. Kütame midagi, aga me loodust ei juhi, et see tuleb nagu sellest. Järgmine, mis me peaksime nagu seda punkti A defineerima, on siis see sama varustuskindlus. Et need punktid, mis siin kirjas on, need on üle lugema ei hakka, võib-olla teine punkt, sa kirjutasin, et nüüd me nagu tunneme mingit rahuldust ja ütleme, et see päris tobe arvamus, et 100% on tuule ja päikesega võimalik bioga, on võimalik siis täita kogu riigi aasta elektritarbimine, et see päris tobedus on nüüd nagu mitte ära kadunud, vaid natuke edasi lükatud ja ütleme niimoodi, et 2030 ei ole võimalik ikka päris või on, aga jube kallis, aga 2035 võib küll olla, eks ole. Põhimõtteliselt ei ole võimalik. Või nii nagu Indrek Neibelt ütleb, et siis on meil kevadene auto ja sügisene auto ja iga ilma jaoks on oma auto, eks ole. Ja mis siis veel, eks ole, et Narva jaamadega ka nii palju on siis muutunud, et praegult siis selle varustuskindluse garanteerivad, ühesõnaga võitis konkurssi, garanteerivad Narva jaamad, see tähendab seda, et nende jaamade elus hoidmise eest ka makstakse. Makstakse, meie maksame, aga ega muud võimalust ka pole, eks ole. Mis need probleemid on? Et alati on nagu hea hädaldada, aga probleemid on siin vasakul, kindlasti ei ole need kõigile aktsepteeritavad, aga ega nad ei peagi olema. Midagi on üle, midagi on puudu. Parempoolne ütleb siis seda, et mis need tekkepõhjused on. Ja eks te põhjuseid näete võib-olla isegi rohkem, et alati tagajärgi, mitte põhjused, tagajärgi näete rohkem, et alati peaks nagu mõtlema nende tekkepõhjuste üle võib-olla rohkem. Nii. Lähme nüüd, võtame selle vahe, lähme NMAK-i juurde. See on see arengukava, millest nüüd siis kogu nagu asi peaks arenema. Võib-olla nüüd mingit niukest, tahaks nagu mingit väitlust või minu jutt ei pruugi, iga ühel peabki olema ja ongi oma arvamus, et ma lihtsalt midagi väidan, jälle tore oleks, kui keegi ütleks, et oota, vana pea kinni nüüd, sa oled täitsa rabas. Olete nõus? Ja vaatate nii mõtliku nägudega, et umbes seda, et kuule, sest üldse räägid, istu maha. Okei, ma räägin ikka edasi, mul aega veel on. Nii, et võib-olla võiks olla see rohelisega, et äkki
mõtleks, et mis see eesmärk on, mida me nagu tahame, äkki see rohelisega võiks olla meie eesmärk, äkki, ma ei tea. Et jätame need puhta jutud ja kõik nagu ära, et kõik me tahame seda puhast, aga noh, iga asi maksab, eks ole, et võtaks nagu ikkagi kokku, et mis on võimalik ja palju see maksab ja kui palju meil nagu pappi on nii ja ettevõtjatel, et konkurentsis püsida. Äkki me peaksime ikkagi nagu selle sotsiaalmajandusliku analüüsi tegema kogu Eesti loodusressursside, olgu seda vett või ma ei tea, 5 mega või 0,5 vega, eks ole, me lugesime tee peal, et Paisjärv on kuskil, äkki saab siia ka panna mingi hüdrojaama, eks ole, et olgu ta meil on nii suur elektridefitsiit, et jalgrattadünamoga võiks ka elektrit teha, ei ole mingi häda ei ole. Et võtaks nagu kokku, et iga riik ikkagi kasutab ju ära oma loodusressursse ja teeb selleks analüüsi, et see võiks nagu olla ka, eks ole. Ja kolmas on siis see, et me nüüd räägime, et me lähme elektri peale üle ja kõik edasi, et me peaksime tegema energialiikide vastastikused mõjud selle analüüsi, et mida see tähendab. Mida see tähendab, et elektriautodega üle minna? Mida see tähendab, võib-olla kellel on kodumaja, see saab hakkama, eks ole. Aga mida see Mustamäele tähendab? Palju miljoneid või on vaja kaableid maha panna, et see nagu toimiks, eks ole. Et alati peaks nagu seda terviksüsteemi nägema. Ja nüüd see 4. variant, mis sellel ENMAK-il, sellel arengukaval on, et mina loen, et palju 10, et need on need puudused, mis täna on ja ta on parem kui 3, loomulikult, et progress on näha. Aga vaata, progressi ei saa niimoodi öelda, et me ütleme niimoodi, et nüüd on meil, me enam ei subsideeri. Siis samas energeetikatega tootmisse ja siis järsku me ütleme niimoodi, aga ei, 2 teravatt-tundi on kindlasti vaja subsideerida, eks ole, tuulikud on ikka vaja. Täna, mis see uus on, EAS-i ja KIK-i ühisfirma doteerib päikest kogu aeg. Ja siis kõik me räägime, et päikest pole kuskil panna, kui 0 hind, eks ole, on päike vastab, aga maksumaksja kogu maksab, et pange aga edasi üles, nii et mina ütlen ka, et kui lollid raha jagavad, võtke targad raha vastu. Mis ikka teha, kui te müüa ei saate omale kodus tarbida ja kui mitte midagi teha, võtke ise lahti, tehke midagi muud nendest inverteritest, paneelidest ma ei oska öelda, mis nendest võiks küll saada, aga elektroonikast saab kindlasti midagi muud teha. Et need vist on nüüd need, mida nagu võiks nagu arutada. Varustuskindlus, sest vahepeal korra me rääkisime, et mida rohkem tuleb ilmastikust sõltuvat juhuslikku tootmist elektrisüsteemi, seda keerulisemaks läheb süsteemi tasakaalus hoidmine. Järelikult on vaja meil tasakaaluteenuseid, juhitav tootmine, salvestus, tarbimise juhtimine. Olete palju kuulnud, pole sellest hästi midagi rohkem rääkida. Järgmised tulevad siis kõik, kuidas öelda, piiriülesed, et meil käibki nagu natuke selles laadis, et üks tark mees 10 aastat tagasi ütles seda, et elektron tuleb kus igales, Portugalist või kus ta tuleb, see pole meile üldse tähtis. Meie teeme ühendusliine. Meie teeme riikide vahelisi liine. Nüüd te näete, et väga ei toimi. Nüüd me paneme, mitte ei õpi oma vigadest, vaid paneme teise ämbrisse, ütleme, et nüüd paneme tuulikuid üles, eks ole, ja ise räägime kogu aeg, et elektritootmise struktuur peaks olema väga mitmekesine. Nii, peaksime kontrollima või kasutama oma, kuidas öelda, loodusressursse. Ostame gaasi, ostame Trumpi käest või ostame kuskilt mujalt, aga meie hinda ega logistikat ei kontrolli kuidagi, eks ole. Me vahel loeme ajalehes küll, et me õpetame, kuidas Trump peab käituma, aga ega ta ei kuule meid, eks ole. Ega ta gaasis ka ei hakka kuulema. Nüüd jõuame natuke selle tootmise juurde vähe lähemale, et siin on siis nagu üks niisugune pilt, mis nüüd näitab mingit prognoosi, kuidas siis meil nüüd erinevate ENMAK-ide versioonidega on nagu kavandatud elektri tootmine, aga pika jutu kokkuvõte on siis see, et punasega numbrid ütlevad, et defitsiidis oleme selle järel. Ja nüüd ma tahan jälle seda sama korrata, et
iga elektritootmise liik on Eestisse teretulnud. Mitte midagi ei ole siin öelda, et üks on parem, halvem. Loomulikult nende sotsiaalmajandusliku mõju, nende investeeringu maksumus, kõik see on hästi tähtis. Noh, siin on ju pilt, mis näitab seda, et mis see tegelik seis on. See ülemine must joon näitab tarbimist ja alumine näitab siis, eks ole, seda tootmist, nii et noh, igal ajahetkel meil praktiliselt ei ole ühtegi ajahetke, kus me ise suudame ennast nagu ära varustada. Ja siin on see jutt, et nüüd hakkab jälle mingisugune jutt levima, et noh, tuuleolud on ikka erinevad, et ei ole niimoodi, et Eestis täna Leedus või Lätis, täna ikka Lätis puhub, eks ole, tuul ja sealt ikka on võimalik elektrit osta. No mina ei tea, et internet näitab nagu teist pilti kogu aeg, et need on nüüd mitte ainult see Balti riigid, vaid Põhjamaad ka, eks ole, ja need kuidas öelda, iga värv on eri tuul ja päike ja kõik edasi, et no midagi ei ole teha, kurat, täpselt nad kattuvad üksteist, eks ole, või jälgivad üksteist, et noh, nii ikkagi ei ole see maailm nii erinev Lätis või Rootsis või meil, eks ole, et järelikult see tuuleolud ja võimalik toota on ühesugune. Ja see viimane pilt näitab siis seda, et kui me nüüd paneme üles need, mis siin 2 slaidi tagasi olid, sellised tuuliku ja päikese võimsused, siis pool aega on elektrit üle ja pool aega on puudu. Järelikult, noh, siis tulebki nagu see 3 asja tuleb siis, et millegagi peab seda kompenseerima. Meie ei ole nõus, et täna tuult ei ole, mis me jamame siin, eks ole, tuled maha ja kõik. Oleme külma, rahulikult ootame, kui tuule. Et need 3 süsteemi tasakaalus hoidmise tegurit on kindlasti vaja. Ja see diskussiooni teema, mis siin veel kord nagu üle, et me peame igal juhul nagu vaatama seda, et milline siis ikkagi ühiskonnale kas tulu või kulu on ühes või teises selles liigis. Et jälle, kes energeetikat on jälginud, et meil oli päris huvitav niisugune arvamus kõige lugupeetava inimese poolt aasta alguses, kes ütles, et jätke arvude maania kõrvale, tuulikute doteerimine 2,5 miljardit ei ole midagi, sest tagasi saame 5 miljardit. Ja kui te nüüd seda nagu arutate, et kuidas see kõik on õige, nii nagu üks elus kõige kõvem energeetik Ilmar Öpik ütles, et pooltõde. Tema küll enam ammu ei ütle, eks ole, aga tema väljend alati oli pooltõde ja selle lugupeetud inimese sõnad on ka pooltõde, sellepärast, et ta võttis, et elektrituru hind läheb 8,9 sendilt läheb 4,6 sendini, võttis, et aasta tarbimine on 15 teravatt-tundi ja sai sealt selle vahe 5 miljardit rahulikult kätte, eks ole. Aga ta ei vaadanud 2 asja ainult. Ei vaadanud seda, et 15 teravatt-tunni peal me tarbimine kuidagi ei lähe, eks ole. Nii suurt ei ole. Nüüd vaatasite mõned aeg tagasi, et meil täna ei ole veel 7 täis. Ütleme, 7 teravatt-tundi on täis, 1 kuu on, et me sellel aastal jääme isegi võib-olla jälle, eelmine aasta läksime tagasi tarbimisest, me lähme ka sellel aastal tarbimisest tagasi ja võib-olla 8 peale jääb see kasulik lõpptarbimine. Ja teist ei vaadanud seda, et ta vaatas elektrituru hinda, mis mina ei tea, võib tõesti minna, eks ole, 5 peale, 4 peale, aga küsimus on see, et kõik lisanduvad komponendid, eks ole, et neid ta nagu ütles, et seda ei ole vaja vaadata, eks ole, ei sõna oli õige, et arvude maagia tuleb ära lükata. Järgmine on see, et taastuvenergiast juba rääkis 100%. Ületootmisest rääkisime ka. 4. punkt on see, et muidugi praegult on see uues arengukavas on hästi suured piirid, et ta ütlen siin, et see on 5,6 miljardist kuni 10 miljardini on vaja siis investeerida elektrimajandusse. Et elektriturg on 700 miljonit aastas, et need ei kannata lihtsalt sellist investeeringut välja, et jälle.
ja noh, nendest tuulepargist nendest rääkisime ja süsteemiteenuste ebapiisavus sellest samast salvestusest ja kõigist sellest, et noh, kui aeg oleks, siis võiks nende üle nagu diskuteerida, et need on noh, nõuavad kindlasti sellist noh, argumentatsiooni, et lihtsalt tahvli peale pannes ei ole nad võib-olla päris arusaadavad. Noh, see on lihtsalt üks selline noh, mingi vahekokkuvõte ja mis ma selle vahekokkuvõtte tahan nagu öelda, et akud vähendavad tiputarbimist ja sellega vähendavad nõudlust ja vähendavad ka lõpptarbijale tiputunni hindu. Aga elektrisüsteemi tasakaalu jaoks noh, ei ole nendel olulist tähtsust nendel akudel. Jah, kiirete sagedusreservide turul nad saavad raha teenida, aga ütleme, et noh, see ei ole päris see lahendus, mida me vajame. Me vajame nädalaid salvestust, aga nädala salvestus, noh, Paldiski on väga tore ja väga vajalik, aga küsimus on see, et Paldiski salvestusvõimsus on, mitte võimsust räägime energiaühikust 6 gigavatt-tundi, aasta keskmine päeva tarbimine on 28 gigavatt-tundi. Et noh, ja 28 jagage 6-ga saate tunnid kätte, eks ole. Et kindlasti on vaja Paldiski teist plokki veel ja noh, ütleme nii, et suureks abiks on ta kindlasti, selles ei ole kahtlust. Aga mis ma tahan öelda nüüd siis tänase selle kohta, et me räägime nagu juhitavatest võimsustest jälle nagu mingitest abstraktsest asjast ja ütleme niimoodi, et ei ole midagi hullu, nüüd me teeme juhitavaid võimsusi 600 või rohkem või vähem megavatti juhitavaid võimsusi, töötavad gaasiga varustuskindluse kandi pealt ma rääkisin, aga nüüd öeldakse hinnakandi pealt, et no need töötavad ainult võib-olla mõnisada tundi üldse aastas. Aastas on 8760 tundi, eks ole, no tühise aja. Ma väidan, et see on täielikult vale väide, meil on vaja energiasüsteemis baaskoormuse katmist juhitavate võimsustega, optimaalselt juhitavate võimsustega ja eeldatavasti me ju jääme selle juurde, et me seda Euroopa Liidu regulatsiooni täidame, tahame, peame, ükskõik kuidas seda võtta, ei ole muud alternatiivi kui tuumaenergeetika. Muud alternatiivi lihtsalt ei ole. Kellelegi meeldib, keegi kardab, keegi ootab, aga noh, siis peaks alati nagu ütlema see, et okei, aga siis teeme teise põlevkivijaama juurde, teeme Auvere 3., 4., eks ole, püüame, hakkame CO2 püüdma kõik, et need tegelikult noh, ei ole midagi, ei ole võimatu, aga ütleme see, millega ma alustasin, et selles regulatsioonis, kus me oleme, me peame, noh, midagi pole teha, me peame selles regulatsioonis nagu toimetama, eks ole. Teile ka ei meeldi mõni tund, eks ole, aga gümnaasiumi lõputunnistusse tahate, nii et te peate nagu seda tundi ka, ma ei tea, mis see tund on, no ütleme, no ma ei tea, klassijuhataja tund näiteks, eks. Et ja mis see baaskoormus on? Baaskoormus on Eesti elektrisüsteemis noh, väga lihtne, ütleme niimoodi, et suvine koormus, see on +- 600 megavatti on seda võimsust vaja. Kas see läheb nüüd juhuslikult kokku Fermi 2x300 reaktoriga või mitte, eks ole, noh, eks need mehed on ka seda ju mõelnud, ega siis nende mõistus on ikkagi 10 korda ju suurem ja mahukam. Nii, aga mul hakkab just aeg rõõtame. Jah. Nii, et põlevkivist tahaks öelda veel ühe sõna, et 2 asja. Me peaksime kogu kompleksi nägema põlevkivi, kuidas öelda, tema tootmise kõrvalprodukte ja neid väärindama. Ja teine on see, et meie võimuses ei ole CO2 maksu vähendada või suurendada, aga meie võimuses on küll Eesti Vabariigi poolt kehtestatud ressursi- ja saastemaksud üle vaadata. Kunagi meil oli keskkonnaminister, kes ei häbenenud seda välja öelda, ütles niimoodi, et meil on eesmärk 5 aasta jooksul kaotada ära põlevkivi energeetika, kui nad sellest ise aru ei saa, me maksustame ta surnuks. Sellest on küll juba nüüd 5 aastat möödas ja too proua on ju hoopis kõrgemal positsioonil, eks ta toimetab siis seal.
et peaks nagu need nagu oma kohaliku ressursi nagu ära vaatama ja ettepanekud lasen üks veel slaid, et neid võiks siis nagu jälle nagu mõelda, et on seal midagi iva sees või ei ole. Ja viimane siit on siis see, et mis kokkuvõttes siis öelda, seda ma olin paar korda siin öeldud, et ja võib-olla ainuke üks asi veel, et mis peaks nüüd olema niisugune, kuna allavanem on siin, siis ma ütleks, et peaks olema niisugune diskussioon, energeetika on nii suurte rahadega ja nii pika niisuguse, kuidas öelda, investeerimisajaga, et see nõuab, see ühiskonna kokkulepe võib-olla õige sõna, sest kokku leppida on keerulisem, aga ütleme diskussiooni ja selgeks rääkimist. Täna arutavad energeetika tuleviku üle tootjad, natukene ka ülekandjad, aga tarbijat ei ole. Et võib-olla peaks olema kuidagi kohaliku omavalitsuse mingid tarbijate ühingud, et ka need on laua taga ja vähemalt on informeeritud. Aitäh!